Tiiu, tore on siin kaamerate saada. Sa oled selles sarjas osalenud ja tegelikult edukalt, aga kunagi pole võitnud. Miks? Alati jääb midagi natuke puudu. Vaat ei oska öelda. Mõni sekund. Kuidas sul endal on tunne, kui sa vaatad, et ma jälle ei võitnud, aga ma sõitsin ju nii hästi? Ei, seda pole olnud, et ma nüüd tunneks kurbust, et ma päris nüüd ei võitnud. Ikka alati rõõmus, et sõit läheb ju hästi. Ja eriti nüüd, kui oli 2 ebaõnnestunud starti vahepeal siin või etappi, et siis tänane rõõm, et tuli puhas sõit, oli väga suur. Mitmendat aastat sa selles sarjas oled osalenud? Esimest aastat. Ja kuidas sa rahule oled jäänud? Mulle väga meeldib, et on selline võimalus ja et just, et nagu harrastajatel on oma ikkagi sari olemas, et päris avatud sarjas oleks juba, seal on need tasemed ja hobused on nii erinevad, et on võimalus ka harrastajatel midagi nagu võistelda, jah. Kuidas sina hobuste juurde üldse jõudsid? Mina tegelesin hobustega kunagi lapsepõlves. Nüüd 15 aastat ei ole ratsutanud ja siis selle aasta alguses sai nüüd võetud plaan, et prooviks võistelda uuesti ja aktiivsemalt. Mitu korda nädalas sa trenni teed, et mõni harrastaja ütleb, et jõuab 2 korda nädalas trenni, mõni jõuab tihedamini. Palju sinul on trenni aegu? No 3 korda nädalas kindlasti, et pigem 3-4 korda prooviks ikka käia sõitmas. Kuidas sul see igapäevaelu nagu mõjutab, et kas pere, kodu, kõik töö jäävad tahaplaanile? No suvi oli ju lihtsam, et päevad on pikad ja kuna on ka lapsed, et siis ei ole koolikohustusi ja lasteaiad. Aga nüüd tuleb sügiseks, näeb jälle, kuidas saab, et hetkel tundub, et on natuke jälle läheb see graafik nagu sassi, aga. Aga mida sa igapäevaelus teed? Millist tööd? Olen projekteerija ja arvuti taga, et siis on väga hea, et kui saab vähe õue ka. Räägi oma võistluspartnerist ka, et on sul selline vahva väikest kasvu, alati kiire. Ja tubli selline väike hobune ja tundub, et meil läheb päris hästi, et natuke jääb kogu aeg puudu, et eks me püüame selle endas üles leida, et iga korraga ikka paremaks. Kas sul on mingit ambitsiooni nii-öelda selles spordis ka? On sul mingid eesmärgi, mida sa tahad saavutada või sa teed seda lihtsalt lõbu pärast? Ikka eesmärgid selles mõttes niisama ratsutamas, kuna nii kaua ratsutanud, et päris ei taha käia niisama ja selle aasta ambitsioon oli Saku Suurhalli jõuda, et see nüüd on siis käeulatuses, et eks järgmine aasta siis tuleb nüüd edasi mõelda, et kas jääda samale tasemele ja proovida siis esimesi kohti saada või siis liikuda natuke kõrgemale. Aga mina soovin sulle edu ja kui järgmine aasta sari toimub, siis loodetavasti osaled ka. Aitäh!